No nii, ahoi kotkad, mis toimub siis? Nüüd tuleb siuke värk, et pool videot tuleb toas ja pool videot tuleb õues. See on saia veel ikka mega hea. Mega hea. Noh, uskumatu. Närin sama saia, meil kala on 2 kilo pole peale. On, ma võtan kala suur. Jah. Et tuli meile siis Discrefire poolt 2 siukest kastikest. Sellist, nii. Ja mis asjad need siis on? Need on siis külmsuitsugeneraatorid ja hakkamegi neid asju siis täna katsetama. Et ühe paneme lihtsalt kokku SG2 versiooni, mis on siis natukene profim versioon ja SG1-ga ehk lihtsamaga hakkame külmsuitsutama kala. Ja Discrefire kodulehel, nagu ma näen, erinevaid grillide ja mis siin on kõik suitsuahjud, tulealused, siukeste asjadega, mingeid siukseid tooteid on ju, et kes tahab, läheb siis vaatab, mis neil seal veel on. Et jah, aga nüüd video juurde, et me siin Ristoga juba vaikselt soolasime 2 siukest kilost lõhefileed ära. Ja kuna ma ei ole külmsuitsutamisega enne kunagi kokku puutunud, peale selle, et ma olen söönud külmsuitsukala, aga ise pole ühtegi kala külmsuitsutanud, siis ennem oli meil vaja natukene eeltööd teha ka. Et kuidas see asi üldse käib ja mismoodi seda kala soolata ja nii edasi ja nii edasi. Et paneme siis need mõlemad seadmed, külmsuitsugeneraatorid korraks kokku ja vaatame, mismoodi nad kokku käivad. Ja kala me jah, Ristoga juba ennem soolasime ära, siis samamoodi tegime nagu Tõnu Peit seda oma videos tegi. Kasutasime nii soola kui suhkrut ja jätame ta nüüd, me ei saa küll nii kaua teda hoida, siin me saame kuskil 6 tundi hoida teda soolas, sellepärast sai natukene rohkem soola pandud. Et pärast peseme selle kala puhtaks ja siis topime ta täna õhtul ahju ja homme hommikul võtame ta sealt välja. Nii, ja kõigepealt siis paneme kokku selle karmima versiooni. Et juhendid on ilusti kaasas, kõik detailid, mis siin on ja värgid on pildi peal olemas ja kuidas see asi kokku käib. Ja siis teisena paneme kokku selle, siis millega hakkame siis ise seda kala suitsutama. Aga nii, puistame selle kasti siia maha nüüd korraks. Tagurpidi kõik jupid siia maha ja vaatame, kuidas see asi siis kokku käib. No nii, ja ma näen, et siin on nagu sarnased torud ja sarnased jubinad ka. Üks ühe toru külge, teine teise toru külge. Väga sarnased on ja võib sassi ajada, aga mis mulle meeldib on see, et kõik on tehtud niisuguste mõõtudega, et sa ei saa neid nagu sassi ajada. Näed, siin see auk ei lähe kohakuti sellega, ehk siis ilmselgelt on see selle teise toru jaoks ja see jubin on nüüd siia selle toru jaoks, mis näitabki joonise järgi nagu samm 1 tuleb see siia külge panna. Nii, samm 2, jälle sarnased jubinad jämedamale ja peenemale torule, aga jälle sassi ajada ei saa. Ma näen jälle, on augu kaugus erinev, et ei saaks kuidagi vale toru külge vale jubinad panna. Ja need siis käivad, nagu ma saan aru, siia külge kõik niisuguste poltidega, et nad ei saa ka lahti tulla, mis on siis siin kotikesega kaasas. Samm 3, ahah, see on nüüd see asi, mis peaks siis olema see kondensaator, et see on nüüd see vingem versioon, kus siis on eraldi toru, ma saan aru, mis peaks seda jahutama veel ja kus siis hakkab välja tilkuma kondentsi alla, et siin on üks purk selle jaoks, purgile käib otsa loomulikult gaas ja siis nagu ma saan aru, siia
otsa käib see kaan juhendist, et ma ei hakka nagu väga detailselt, ma arvan, seda siin näitama teile, aga noh, üldiselt tundub, et siiamaani kõik on hästi lihtne. Ja ma ei hakka poltidega kokku keerama ka seda kallimat versiooni, nüüd, mida ma praegu näitan. Et poltidega kokku paneme me selle versiooni, mis siis hakkab meil täna seda kala suitsutama. Ja nagu ma aru saan, siis kõik need jubinad käivad nagu sellise aluse peal omakorda jälle. Nagu ma näen, siin on need kohad ja valepidi jälle panna ei saa, et käib poltidega siia kinni. Nii, selle instrumendi sisse siis peaks, ma nüüd õigesti saan aru, käima ka veel selline asi. Ja, nii, hops. Nii, see siis peaks vist jahutama seda, nagu ma saan aru, seda suitsu, jah, paremini kui see SG1 versioon. Nii, ja edasi, mis jubin siis? Jah, see on nüüd peal ja siis võtame selle teise toru ja siin, kui nüüd natukene vaadata, siis jah, see kompressori ots, see kompressori toru, siia külge käib pärast üks kompressor, mis hakkab siis puhuma seda suitsu siit välja, käib siia, ilusti täpselt selle läheb külge kõik. Nii, siis see teine toru, juppe ei ole ülearu palju, et selle saakski leiutada isegi ilma juhendita välja, kuhu miski käib, just tänu sellele, et need avad on kõik väga täpselt tehtud ja niimoodi tehtud, et ei saa vale jubin vale toru külge käia. Nii. Ja paneme siis need omavahel kokku, sai siin sellele suurele ka kaan peale, suurele tünnile. Pärast võtame ära, see on vist see, kuhu sisse käib see saepuru. Et paneme, või see laast, mis suitsuma hakkavad, paneme need omavahel niimoodi kokku. Ja siia aluse peale, nagu enne ütlesin ka, et ma ei hakka teda kinni keerama kõike siia, vaatame lihtsalt, milline ta välja näeb. Ja mis selle erilisemaks teeb, siis on jah see, et neid saab ühendada siis nende keraamiliste grillidega, selle silikonvooliku abil siis. Ja ma usun, et üks jupp on kastis üle, et selle grilliga ühendamiseks on siis vist see jubin, jah, mis siis käib tõenäoliselt selle grilli külge, teist otsapidi vooliku külge ja siis saab nende keraamiliste grillidega seda siis ühendada. Nii, vaatame, mis nimelised need grillid olid. Et on meil siis grillid Comado, Joe, Big Green Egg või Dream Fire siin tootja poolt välja pakutud ja ma usun, et tegelikult on võimalik seda ühendada ka mis iganes muu grilliga, kellel natukenegi nuppu on, et siis see voolik kuskile mingisuguse muu UFO grilli on küll ühendada või nagu meie selle SG1 versiooniga hakkame tegema, üldse ühendame ta ühe väiksemat sorti kasvuhoonega. Aga nii, see selleks, et siis on siin kaasas nii, need väiksed otsad olid nüüd need, kuhu külge siis siin all kuhu külge siis käib siukene kompressor. Ja see käib siis siia nende külge niisuguste väikeste voolikutega. Et me ei hakka panema nüüd seda siin käima ja tähendab, sellel versioonil oli isegi 2 kompressorit, jah. Et üks käib siis selline siia ühe toru külge, teine käib siis selle teise selle väikse toru külge. Jah, tõenäoliselt selleks, et siis see õhu liikumine tõmme oleks siin sees parem. Aga selle jätame nüüd siia paika selle vingema versiooni ja meie paneme kokku
nüüd selle lihtsama versiooni, mis on siis see SG1 versioon ja mida me siis ka kasutama hakkame ise. Et siia me kompressorit praegu taha ei ühenda, et vaatame, kuidas see kompressor töötab selle SG1 külje. Nii, ja nüüd see teine kast, kus siis kõik peaks palju lihtsam olema. Nii, samuti juhised. Ja ma arvan, et mul ei ole isegi selle teise jaoks juhiseid vaja. Et siin ei ole lihtsalt niivõrd palju detaile, nagu sellel keerulisemal versioonil. Aga nagu ma aru olen saanud, siis nagu ma selle Tõnu Peit kanalist, te võite minna vaadata seda Tõnu Peit kanalit ka, tema ka korra pani selle samasuguse, selle SG2 versiooni, mis ma ennem panin kokku ühes videos. Ja temal on selle külmsuitsutamise kohta videosi veel, et kes ei tea ka, kuidas külmsuitsutada kala, nagu mina ei teadnud. Et nagu ma seal tema videost aru sain ka ühest, et ta ütles, et ei tohiks üle 30 kraadi minna see temperatuur seal kala suitsutamisel, mis tähendab siis seda, et see profima versiooniga saab teha ka tõenäoliselt sükse palavama ilmaga. Aga selle versiooniga siis ma ei tea, ma ei oska öelda, kas palava ilmaga läheb see temperatuur piisavalt kõrgeks, mitte piisavalt, vaid liiga kõrgeks või ei lähe. Nagu ma saan aru, siin on mingisugused ribid sellel ühel torul, kus suits välja tuleb, siis mis peaks nagu seda jahutama. Nii, aga jah, ja siin on kaasas siis ka selline, et sükse lastuga peaks teda siis nii-öelda toitma seda asja. Jah, aga okei. Nii, lihtsam versioon siis, jah, selline väiksem alus. Midagi keerulist siin olla ei tohiks, see näeb äärmiselt lihtne välja. Toru, jälle samamoodi ma näen, et 2 kaant, nagu eelmisel versioonil suuremasse otsa, siis siin tõenäoliselt siis lihtsalt seda kondentsi tuleb rohkem välja siit toru otsast sinna suitsutamiskambrisse, ahju, kasvuhoonesse, pappkasti, nagu saan aru, seda saab igasuguses kastis teha, sellepärast, et siit ei tule ju kuuma välja, et põlema ei lähe midagi. Ja siis, ja paneme nüüd selle toru, jah, jälle väga lihtne, kohe näha, kuhu kinni läheb poldiga. Selle me paneme nüüd ka poldiga kinni, sellepärast, et selle me paneme nüüd mõne tunni pärast pöördesse, kui meil see kala on sooldunud. Ja paneme siis mutri ka siia külge. Nii. Ops, kiiresti niimoodi praegu, et ta lihtsalt koos seisab, pärast pingutame need asjad üle siit. Nii. Ja käib siis siia peale. Mulle vahest meeldivadki, kui asjad on lihtsamad, ehk siis ja kui keegi tahab, ma usun, et selle kallima versiooni suits tuleb jahedam, aga ma ütlen jah, et kui väga vaja, siis ma olen võimeline tõenäoliselt selle odavama versiooni ka sama ära jahutama lihtsalt ainuüksi sellega juba, et näiteks panen siia mingi, ma ei tea, 1,2 meetri metalltoru lihtsalt otsa, ma usun, et täitsa sellest piisab ja kui väga ära tahaks jahutada, ma lasen selle toru veel kuskilt veevannist läbi ka, et alati annab midagi juurde leiutada, kui on näiteks mingi odavam versioon ja oled leiutaja mees ja ei taha kallimat versiooni osta. Et ma saan aru, et see puru käib siia sisse, siis see toru, jah, see puru süüdatakse tõenäoliselt siit alt august siis, mis siin all on, 2 pool on see auk. Ma siis oletan, et 2 poolt see süüdatakse ja nii. Siis on see puru siin sees, kaanan peal ja siis on see toru. Nii, kus ta läks siit alt. Nii. Siit. Sellega siin pikka juttu polegi. See on nii lihtne ja läheb külge see
kompressor siis siia peenele torule. Nii, ja nüüd jah, on meil õues vaja lihtsalt 220 volti või siis, kes metsas tahab teha, teeb nagu meie selle muunduriga oleme teinud oma arvutit tööle pannud. Võidi metsa kaasa võtta ja panna muunduriga aku pealt või kus iganes sa tahad seda teha. Ja nüüd on siis, ma arvan, tubane osa läbi, et nüüd teeme niisuguse värgi, et lähme õue ja vaatame, mille sees meie seda suitsutama siis hakkame. Me hakkame seda suitsutama ühe väikese kasvu hoone sees. Aga jah, et siis nagu ma olen aru saanud, sobivad igasugused televiisori kastid, igasugused muud kastid, värgid, särgid ja ühte videot ma vaatasin veel, kus oligi hästi palava ilmaga tehti. Et ma arvan, et see mõte on väga hea, et teha seda asja mingis vanas külmetuskapis üldse, et selleks suitsukambriks jääb vana külmetuskapp, töötav külmetuskapp. Sellepärast, et tõesti, kui tahadki seda asja teha ka +30 ilmaga, siis vahet ei ole, kui pikalt see toru läheb, nii-öelda see suitsu jahutustoru, siis ta ikkagist tuleb välja sealt üle 30 kraadi. Aga ma nägin ühte videot, keegi tegi, kus oligi töötav külmetuskapp ja seal oli mingi 8 midagi kraadi sees. Siis tee kas või saunas, kui tahad. Et lihtsalt seal suitsukambris sees ongi jahe, sest et suitsukamber on töötav. Suitsutuskamber on siis töötav külmetuskapp. Aga okei, paneme selle pöördesse, meil praegu on väljas ilm nii jahe, et meil ei ole nagu probleemi. Tähendab, ootan paar tundi ja siis paneme pöördesse. Okei. Nii, nüüd on aeg hakata siis käima panema. Ja mille sees siis teeb? Teeb siin, kasvab siin katuse all teha sellise asja sees. See käib siit lugu eest kinni, pärast vaatab. Ja mis siis teeb, paneb siis siia ülemise riiuli peale. See on nagu selline minikasvuhoone, et paneb siia ülemise riiuli peale selle kalad siis ära kuivatatud pealt ja kõik puha vetsupaberiga. Ja nüüd siis Rauno võtab kaamera oma kätte ja vaatame siis. Paneme siia sisse seda mustangi mingisugust puru, mis ta siis on, loeme ka. Lepa see mingi laastumoodi asi. Nii. Ops. Kallame siia sisse selle täie ära. Nii. Niimoodi. Raputame. Päris ääreni täis ei lähe, ma sain arvu, et see oli mingi 5, midagi liitrit. Et 5,2 või 3. Aga siin on 3 liitrit. Ehk siis natukene vähem. Nii. Tõmbame kaane peale ja nüüd ongi see koht, kus tuleb siis ühendada see. Me peame vist siia mingi lisavärgi veel panema, sellepärast, et siia tahab vesi peale tulla meil ülevalt. Öösel hakkab sadama. Et paneme siia selle hooliku külge. Meil on ilmastikuolud siin täitsa kreisid ju viimasel ajal. Nii. Ja paneme selle siia. Nii. Ja ma tegelikult paneks juba selle käima. Ja vaatame, mis häält ta teeb. Ja siis turvame selle asja siin ära, et see kuskilt vett ei saaks. Okei. Mingit väikest häält teeb. Ja nüüd proovime siis selle asja süüdata. Niukse värgiga. Nii, kus need augud olid siin. Paneme siit sisse. Hopp. Keerame ringi. Teiselt poolt. Hops, ja täitsa toimib. Nii. Ja nii kui ma saan aru, mis selle asjaga peaks tegema, siis võtame, võib-olla sai vähe. Ma ei ole päris kindel, kas ta põlema jääb. Paneme sutsu veel. Nii, ja no nüüd ikka jääb.
ja nüüd paneme selle asja nii, et jääb siit kile vahelt siis välja, et tõstaks need kalad siis fileed siia niimoodi. Hopsti, siia üles resti peale. Niimoodi. Hops, ja täitsa teeb suitsu ju. Näitan nüüd lähemalt ka, no. Täitsa teeb suitsu. No mis siis nüüd peaks tegema? Nüüd peaks kuidagi jätma selle siit luku vahelt välja. Ja laseme selle kambri suitsu täis. Muidu ma tean, et nendel on korstnad ka üleval otsas. Aga meil siit alt kile servast, ma arvan, tuleb piisavalt suitsu välja, et me ei pea hakkama siia mingit korsted eraldi, ma usun, sisse lõikama. Ühe otsa tõmbab siis, ma arvan, niimoodi maani. Ja teise otsa jätab natukene lahti, et siit saaks siis sisse minna see suits. Jätame ta niimoodi, nii. Alt tuleb välja ka. Nii. Ja vaatame mingi aja pärast siis, kas see kamber meil on suitsu täis või ei ole, et tõmbab siit kõrvalt luku lahti. Me peame vist natuke keerama teda, jah, ta suunab selle sinna suunda, nii. Ja turvame need asjad siin, vooluvärgid ja asjad ära. Nii, ja nüüd on siin minut aega käinud. Nüüd peaks kamber olema ehk suitsu täis. Vaatame, kuidas siin olukord on. Ja on küll suitsu sees. Et ja ma ei oska nüüd öelda. Kus see eerub? Kas see on piisav või mitte? Aga jah, loodame, et on. Ja laseme tal siis siin siit katsudes kuumaks ei olegi läinud, täitsa käega katsuta. Natukene soe on, aga üldse mitte kuum. Ja laseme tal siis siin nüüd olla. Nii kaua, kuni seda puru jagub, ehk siis hommikuni. Ja vaatame, mis siit siis hommikuks välja tuleb. Et esimene katse siis. Külm suitsutada midagi, jah. Ja 3 minutit umbes veel mööda, see tegelikult ei anna rahu. Tahaks veel korra piiluda, mis siin sees toimub. Nii. Ja opa, nüüd on juba palju rohkem suitsu täis see asi siin. No väga vinge. Ja siis tahaks veel piiluda korra tegelikult siia sisse ka, et mis siin sees toimub. Kas ülevalt ka suitsu välja tuleb? Ei tulegi. Ja töötabki täitsa nii, jah, et tõmbab siit aukudest peale ja ei tulegi ülevalt suitsu välja. Väga äge. Noh, ega siis polegi midagi. Nüüd homme tuleb emane ka Võrust tagasi ja poisid on juba siin, mängivad palli ja eks siis hommikul kas saab saia peale panna või eks ole paista. No nii, tuleme piiluma või? Paneme kalatse peale, siiamaani suitsulõhna tund on, jah? Ikka veel suitsutab. Ei, ta ei suitsuta, sest et eile kell 11, 12 ma tulin siia vaatama, kui 6 ajal või umbes nii ta sai sisse, siis 11, 12 oli veel kolmandik saepuru järgi. Et ta kindlasti enam ei saa suitsutada. Aga noh, meil oli siin vaja vihma eest kaitsta teda veel. Nii et igasugused, on ajanud siit ülevalt natukene kondentsi välja. Ongi, ta päris lõpuni pole põlenud. Ta ei ole peale vajunud nagu see saepuru vist piisavalt, aga no pole hullu. Nii. Ja see asi on siin natuke vett saanud külje pealt siia plaadi peale, aga muidu on okei. Ja sellega tõmbame selle välja. Nii, voolu pole rohkem vaja, tee lahti, vaatame, mis siin sees on. Tee täiesti lahti. Teeme täiesti lahti ja vaatame, kuidas see asi siin välja näeb. Tõsta ülesse. Okei, võta sa nüüd see. Ma tõstan näed see plaadi peale ära, ega me muidu siit väga ei... Näe, mis siin toimub. Kondentsi on ilmselgelt siin sees, aga sükene
Wow, ta ei ole nii pehme nagu enam, siuke vintskeks on. Oi, siuke vintskeks on nagu läinud. Nii, selle siia. Ja ega nüüd pole vist muud, kui nüüd tuleb minna tuppa proovima, aga ennem tõstame instrumendi varju ära siit. Nii et ei taha, et see siin väga märja ja niiske käes on. Jah, aga vaatame toas edasi, hakkame proovima, mis ta on. Nii, nuga on meil hästi nüri. Katsume siit mingi tüki prooviks kätte saada. Nii. Kuidagi lõikama. Nii. Siit naha ostast. Et oleks pidanud noa ära teritama ennem, aga mis seal ikka on nagu on. Nii. Wow, ikka päris suitsune. Arvestades seda, et ta mis me nüüd arvestasime, et 6 ajal panime käima, peale 11 oli veel kolmandik järgi, aasta siis ta mingi 6-7 tundi, ma oletan, suitsunud. Soolane on parasjagu see saba ots, see on õhem ka. Ma ei tea, kas ta mujalt jõudis piisavalt soodud, aga kui ei jõudnud, siis raputab lihtsalt näpuga soola peale. Aga muidu küll, fantast värk. Nii, poisid, kes see järgmise tüki võtab, Risto? Vaata korra, ära näpuga panna siia. Nii, on siit. Võta ise kinni, tõmbada sealt naha küljest ära. Või võtab Rauno, nii. Jah, ei oska midagi ütelda või? Pole harjunud või? See on nüüd külm suitsu, see pole kuum suitsu. Mis Nii, tõmba nüüd. See tükk. Ega midagi. Nüüd ühe mässime, vähemalt ühe, kindlasti võib-olla 1,5 seda mässime kuskile võileivakilesse. Et asi päris ära ei kuiva meil või fooliumisse, võileivakilesse ja siis hakkab nüüd iga päev maiustama siin seda hommikusaiaga. Ja kes siis tahab omale sellist suitsugeneraatorit, siis kõik lingid ja värgid me paneme nagu video alla, et me siin hakkame siis nii-öelda hommikut sööma. Ja võib-olla paneks isegi majoneesi siia lisaks, ma mõtlen saia peale, mina küll panen. Mina panen majoneesi igale poole. Jah. Aga selge. Oli seekord nii siis ja kerge magama kratid ja davai. Näeme jälle järgmises.